läks just enne seda rikki, kui nõid Mirlihve tahtis jõulupuud tooma minna. Luudade remontimise töökoda on pühade ajal suletud. Niisiis pidi Mirlihve jõulupuu müügiplatsile jala minema. Aga nüüd on ta pärast pikka teekonda kohale jõudnud ning valib endale seda kõige sobivamat jõulupuud. Saan ma teid kuidagi aidata? Küsib jõulupuude müüja. Oo jaa, sooviksin leida usaldusväärset, vastupidavat ning rõõmsameelset jõulupuud, ütleb Mirlihve. Vaadake seda siin. See on väga kena jõulupuu. Sihvakas, elegantne, ilma iseärasusteta, ütleb jõulupuude müüja, kes püüab Mirlihve omamoodi soovidega kaasa minnes tähelepanelik olla. Natuke jõulisem võiks olla, ütleb Mirlihve, kui on pakutud jõulupuud lähemalt uurinud. Aga see siin, sellel on talje ümber piisavalt rasva, väga lopsaka figuuriga jõulupuu, ütleb müüja uut kogukat jõulupuud esitledes. Pole päris see, mida mina silmas pean, ütleb Mirlihve, kui on pakutavad jõulupuud kriitilise pilguga hinnanud. Aga see seal, selle kõrge kõvera kuuse kõrval, ma vaataksin seda lähemalt. Jõulupuude müüja sikutab Mirlihvele huvipakkuva jõulupuu teiste seast välja. Kõigepealt tõstab Mirlihve mõlema käega jõulupuu üles, sätib tüve alumise otsa silma kõrgusele ning sihib nagu ehitusmeister, kes uurib hoolikalt, kas materjal on ikka piisavalt sirge. Seejärel painutab ta jõulupuud, nagu püüaks ta murdumispunkti välja selgitada. Proua, jääb mulje, nagu te hakkaksite endale luuda ostma, ütleb jõulupuude müüja, kes on Mirlihve tegevust huviga jälginud ning püüab nüüd vaimukas olla. Te olete tõesti taiplik, härra kuusemüüja, ütleb Mirlihve. Aga selle jõulupuu ma võtan. See on täpselt see, mida mina otsin. Väga hea valik, proua. See on tõeline jõulupuu. See on jõulupuude kuninganna, ütleb jõulupuude müüja ning uurib, kas jõulupuu tuleks ära pakkida. Ei, pakkida ei ole vaja, ütleb Mirlihve. Kui kokku lepitud summa on jõulupuu eest tasutud, astub Mirlihve mõned sammud eemale ning istub jõulupuule, nagu istuks ta luuale. Lendapuu, tee tööd, mis luud, turusuund, kompassiks kuu, ütleb Mirlihve pool valjusti õhku tõusmiseks vajalikud sõnad. Loomulikult ei ole jõulupuu lendamiseks kaugeltki koostöö valmis. Tal puuduvad lendamise osas teadmised ja kogemused. Kui jõulupuu Mirlihve korduvatele lendamissõnadele lõpuks alludes siiski õhku tõuseb, on see kõike muud kui lendamine. Esimese hooga lendab Mirlihve oma lennuriistaga kõik müügiplatsil olevad jõulupuud pikali. Seejärel lendavad nad pikali jõulupuude müüja. Müügiplatsil endale jõulupuud valival naisterahval lendavad nad peast ära karvase kunstnahast mütsi. Kuid siis hakkab jõulupuu korralikust lendamisest aimu saama ning muutub Mirlihve vilunud juhtimise all usaldusväärseks lennuriistaks. Kuusemüüja, kes ei ole ennast suutnud veel püsti ajada, vaatab Mirlihvele järele ning ei ole võimeline ütlema mitte ühtegi sõna. Lõpuks suudab ta müügiplatsil endale kuuske valiva naisterahva käest küsida, kas viimane seda sama nägi, mis tema.
jõulupuud valiv naisterahvas ei olnud võimeline müüja küsimusele veel vastama. Samal ajal hakkas Mirlihve turule jõudma. Ta maandus täpselt hapukapsa müüja leti ette, hüppas jõulupuu seljast maha ning lõi selle püsti leti kõrval olevasse lumehange. Palun mulle 3 kilo neid porgandiga hapukapsaid, ütleb Mirlihve hapukapsa müüjale pärast seda, kui on igast hapukapsa tünnist näputäie kapsaid maitsnud. Hapukapsa müüja, kes kõnevõimet polnud veel tagasi saanud ning ainiti Mirlihvet vahtis, suutis siiski automaatsete liigutustega nii palju teha, et Mirlihvele 3 kilo kapsaid kaaluda. Vabandage, kas te selle kuusega niimoodi siis lendategi ringi? Küsib ennast lõpuks natukene kogunud ning kõnevõime tagasi saanud hapukapsa müüja. Oh ei, ringi lendan ikka luuaga, aga luud on praegu rikkis, nii et jõulupuu on rohkem selline asendusluud, ütleb Mirlihve. Lenda puu, tee tööd, mis luud, Uldrika suund kompassiks kuhu, ütleb Mirlihve käivitussõnad, kui on hapukapsaste eest tasunud, need seljakotti pistnud ning ise jõulupuule istunud. Kas sina ka seda sama praegu nägid, mis mina? Küsib hapukapsa müüja mõni hetk hiljem kõrval leti taga seisvalt kartulimüüjalt. Endiselt suu lahti seisev kartulimüüja ei olnud veel kõnevõimet tagasi saanud. Samal ajal hakkas Mirlihve sõbranna Uldrika juurde jõudma. Uldrika käest saab Mirlihve igal aastal pühade ajal jõuluvorsti. Uldrika enda tehtud jõuluvorstid on maailma parimad. Selliseid jõuluvorste oskab teha ainult Uldrika. Mitu korda on Mirlihve püüdnud hea ja kurjaga seda retsepti sõbranna käest välja uurida, kuid asjata. Mitte ühtegi vihjet ei ole ta saanud. Aga lõpuks loobus Mirlihve jõuluvorstide retsepti teada saamisest, sest neid saab ta Uldrika käest nii palju, kui kulub. Neid annab Uldrika talle jõulude ajal kilode kaupa. Söö ennast nüüd vorstiiks, ütleb ta alati. Sul on täiesti uus lennuriist, ütleb Uldrika, kui on Mirlihve uut lendamisvahendit lähemalt uurinud. Päris lennuriist ta siiski ei ole, rohkem ikka jõulupuu. Hädapärast olen sunnitud sellega lendama, et mitte päris jalamehena asju ajada, ütleb Mirlihve. Aga minul ei ole üldse jõulupuud. Mulle oleks samuti jõulupuud vaja. Kust kohast sa sellise jõulupuu said? Palun, toome mulle ka ühe jõulupuu, ütleb Uldrika. Hea küll, aga too kõigepealt jõuluvorstid, et ma neid maha ei unustaks. Siis lähme ja hangime sulle samuti toreda jõulupuu, ütleb Mirlihve pärast seda, kui on endaga hetke aru pidanud. Uldrika toob Mirlihvele suure kotitäie jõuluvorste. Seejärel istub jõulupuule Mirlihve selja taha. Lenda puu, tee tööd, mis luud, müügiplatsi suund kompassiks kuu, ütleb Mirlihve ning juba mõne aja pärast on nõiad jõulupuude müügiplatsil. Ja ongi Uldrika kord endale sobiv jõulupuu leida. Jõulupuude müüja ei räägi seekord midagi, teeb kõik nii, nagu Uldrika soovib. Mõlemal nõial on nüüd jõulupuu. Istuvad kumbki oma jõulupuule, lausuvad vajalikud sõnad ning lendavad oma teed. Tõsi küll, Uldrika lend ei alga just kõige hoogsamalt.
ning seda aimates on jõulupuude müüja igaks juhuks juba pikali heitnud. Kuid lõpuks saab ka Ulrika tuule tiibadesse. Aga jõulupuude müüja paneb oma müügiplatsi kinni ning läheb oma hea sõbra juurde kõrval tänaval asuvasse apteeki. Millise ehte ma siis kõigepealt riputan, arutleb Mirlihve suure avatud jõuluehete karbi ees. Ja, ütleb Mirlihve kõrval tugitoolis vaheldumisi jõulupuud ning ehte karpi uudistav paks kass. Kõik minu jõuluehted on õrnast õhukesest klaasist. Ja mitte ainult klaasist munad ja pallid. On looma- ja linnukujulised, on käbi, seene, maasika, isegi hernekaunakujulised jõuluehted. Kui nad maha kukuvad, lähevad nad päris kindlasti katki. Nii õrnad on need jõuluehted, räägib Mirlihve esimest kaunistust jõulupuule riputades. Ja, ütleb kasukat lakkuv paks kass. Aga on veel salapärased jõulupuu kaunistused, piparkoogid. Need kipuvad jõulupuu otsast jalga laskma. Mõnikord on piparkook küll alles, aga keegi on glasuuri ära kraapinud. Mõnelt piparkoogi poisilt või tüdrukult jala või käe ära hammustanud. Kes seda võiks teha? Seda ma ei tea, räägib Mirlihve. Ja, ütleb käppalakkuv paks kass. Vahest kipuvad jõulupuud ümber kukkuma. Ma tean, loomulikult ei ole see kasside süü, et jõulupuud ümber kukuvad. Need on lihtsalt halvasti püsti pandud jõulupuud. Küsi ükskõik millise kassi käest, kõik nad kinnitavad seda ühest suust, räägib Mirlihve ning riputab jõulupuule veel ühe kaunistuse. Ja, ütleb oma küüsi uuriv paks kass. Ükskord tuleb päev, kui jõulupuu aeg saab ümber. Ehted tuleb jälle küljest ära korjata ja jõulupuu välja viia. Hunnikusse, teiste omasuguste juurde. Seal on enamus juba oma kasukast ilma jäänud, külmetavad ja lõdisevad. Näevad välja armetud, õnnetud. Jah, nende aeg on möödas. Lähevad leekidele limpsimiseks. Aga minu jõulupuu on nõiutud. Sellel ei kuku okkad kunagi küljest ära, räägib Mirlihve. Ja, ütleb paks kass.